ei, paduvihma ka, siis mis lobisevad, räägivad, söövad seal. Mis sai armsast koduõuest, kus memmeke tõi liniku peal leiva? Ta on alles kõik. Kui te küsib, mis asi see maitsete karussell siis nüüd on? Ta on laias laastus nagu 8 jagunenud üks. Ja hinnanguliselt siukene 600-700 inimest oli kohal, nii et ikkagi täitsa nagu arvestatav noor festival. Arvestades, et Kaius elab 380 inimest. Ja korra arvut. Iga üks tuli ühe sõbraga. Pealikitel on, mitte see nüüd väga tähtis oleks, aga tahaks lihtsalt teada, kes on teie pealik? Mul oli eelmast veider värk, ma ajasin sassi, et mõtlesin 12 on ja siis istusin selle veeretasin pöidlaid ja vaatasin, kell on 12:10. Iljunik toit on varutud 12:15 vaikus, mis ma teen selle toiduga 12:20. Kõik 300 Kaiu inimesest, kõik 700 olid eelmisel ajal kohal, eelmisel aastal, nüüd siis peale seda jutuajamist tuleb siit veel rohkem kusagilt arvatavasti. Tere, head podcasti vaatajad ja kuulajad ka, leiate meid üles YouTube'ist, Raplamaa sõnumite lehe pealt, Spotify'st täpselt samamoodi, minge vaadake, mis podcastid seal juba üleval on, siit tuleb kohe järgmine. Räägime täna kodukohvikutest, mis said alguse 2007 Hiiumaalt, tublid inimesed tegid kohvi ja pirukaid, ma eeldan, aga kodukohvikute päev ei ole enam ammu selline, et toob memmekene ühe väikese kannukese teetõue ja võib-olla võileiba ja natuke ajad juttu ja lähed aga minema, et nende aegadega vist juba kõik, et kuivanduvad nendest ikka päris korralikud festivalid ja üks festival on kohe tulemas, nii et 29. mail ei tasu täiskõhuga magama minna. 29. mai ei tohi palju süüa kodus, tahtsin öelda sellega seda, sest väga kahju oleks, kui 30. mail, kui toimub Kaiu maitsete karussell, kõik head ja paremad siis ei mahugi. Võt nii. Nii et me hakkame sellest maitsete karussellist nüüd rääkima ja need inimesed on siin stuudios nüüd, kes sellele lõbustuspargile ja nendele karussellidele siis annavad. Ehk siis meil on siin stuudios Marti, tervist, meil on stuudios Lemo muidugi ja stuudios on ka Piibe. Tere. Ehk siis teie siis nüüd kõik korraldate selle karusselli, jah? Või kes see selle... Mitte ainult, meil eelmine aasta veel oli maitsete karusselli peavedajad oligi Piibe ja Agnes meil, aga sellest aastast on meil jagatud vastutusvaldkonnad laiali, et meil on loodud 8 tiimi ja 8 tiimi ja need siis veavad kõik seda korralduslikku poolt ja see siis nagu kaasab suuremas plaanis ikkagi väga suure arvu meie Kaiu sellist aktiivgruppi. Mis sai armsast koduõuest, kus memmeke tõi liniku peal leiva? Need on alles kõik. Need on kõik alles, lihtsalt natukene suuremalt. Nad on organiseeritud. 10 aastat on mingisugune juubel, eks ole, kui seal on seda sorti, ehk siis Kaiu kohvikute päev oli selle nimi kunagi, eks. 10 aastat saab täis, kes sellest ajast siis midagi teab või on sellega seotud olnud? Ja me sellel aastal siis kaasamegi Kaiu kodukohvikute algataja siis Aivo Silve nii-öelda avamise programmi, ehk siis Aivo Silve saab seal sõna ja kindlasti natukene meenutab ja räägib, kust üldse see idee alguse sai ja tunduski, et sellel aastal oleks paslik tema ka võtta punti nii-öelda sinna avamisse, kus me siis selle sündmuse suurejooneliselt avame ja siis Aivo saabki seal siis natukene valgustada ka neid, kes ei tea, et miks üldse see alguse sai. Aivo on siis selle taga, jah? Ja, et Aivo on siis legendaarne ja väga pikaajaline Kaiu rahvamaja juhataja, kes on tänaseks väljateenitud pensionile läinud ja toimetab muude sportlike asjadega. Aga tema sellele aluse pani ja rahvamaja on algusaastatel selle korraldaja olnud, nüüd viimastel aastatel on see läinud, mis on iseenesest väga tore, et on läinud vahepeal kogukonna korraldada ja nüüd on siis jälle niimoodi rahvamaja natukene nagu rohkemas osas on kaasas, et see sünergia on minu arust nagu hästi kihvt, et see ei saa joont tõmmata, et nüüd teeb seda see või seda see, et see on ühine värk.
jäin selle Aivo Silve peale mõtlema, et tema küll vist see pensionär ei ole, kes ruuduline tekk põlve peal kiiktoolis istub. Pigem mitte. Kindlasti mitte. Seda teades jah, et ei, tema jää kuskilt kõrvali, et on ka kenasti platsis. Okei, aga miks me siis praegu ei räägi Kaiu kohvikute päevast, vaid me räägime maitsete karussellist ikkagi, mis siis vahepeal muutus või juhtus? No selles suhtes idee saigi alguse sellest, et Agnesega me siis koos arutasime, et väga meeldiv kodukohvikute päev, aga sellest on nagu vähe, et me päeval seal käime kohvikutes, et tahaks, et sellest saaks nagu midagi suuremat, et nii-öelda festivali mõõtu. Ja samas on Kaiu olnud alati tuntud oma tantsijate ja üldse sellise taidleja poole pealt, aga kuidagi viimastel aastatel jäi see taidlejate väljund jäi kuidagi ära, et kuskil ei saanud esineda, kogukond ei teadnudki, millega me tegeleme, igaüks kuskil oma nurgas seal natukene tantsis või laulis, aga ega keegi ei teadnud, et mida me täpselt teeme ja tundus täpselt ideaalne kombo panna need asjad kokku, ehk siis teeme päeval kohvikuid, õhtul tuleb sinna selline lõppfinaal tantsijate, lauljate ja Simmani näol. Et ma arvan, et see on päris hästi ennast ära õigustanud, et seal on igale maitsele midagi. Ja avamisel on tegelikult ka kaasatud kool, et ega kooli tegemisi ka kogukond ülearu palju ei näe, aga seal ongi nii, et päev alustab rohkem kooli pool ja siis nii-öelda kasvab edasi ja õhtul on juba täiskasvanud taidlejad ja siis juba ka bändid ja muu selline, et ongi juba festivali mõõt olemas. Ehk siis algselt oli korraldaja Rahvamaja, nüüd siis põhimõtteliselt nüüd korraldaja ei ole, aga kuna sina oled siis Aivo Silve põhimõtteliselt noorem versioon, et sa ka kuskilt nagu kõrvale ei jää, et sa tulid ka ikka punti. No ikka jah, et juba siis, kui ma ei olnud veel Rahvamajaga seotud, ma ikka kogukonnaga ju käisin läbi aktiivsemate inimestega, ega ma sellest maitsete karussellist esimene aasta ma tõsi küll ei saanud olla, aga et ma olin nagu hinges kaasas kogu selles protsessis. Aga eelmisel aastal juba nagu rohkem ja see aasta veel rohkem, et minu jaoks oli nagu eelmise aasta see maitsete karusselli Simman jube hea märk sellest, et meil Kaiu kandis on see, ma olen öelnud sigin-sagin Nõmme väljendaga, et on hakanud nagu sigin-sagin käima, et ma nägin inimesi, keda ma ei uskunud, et viitsivad välja tulla. Ehk see on selline sündmus juba, mis lisaks sellele, et meil käivad seal inimesed mitte ainult Raplamaalt, vaid ka üle Eesti, aga tulevad välja ka need inimesed, keda muidu isegi labidaga toast veel ei peksa. See Kaius on ikka kuidagi jube käima läinud siin viimase ajal see elu, teeb kohe kadedaks ja sellises keskkonnas ka, kus infot on nii palju, et oled suutnud ikkagi asja käima lükata või siis silmapaistvaks teha kuidagi teiste vahelt, ega see kerge oleks, neid kodukohvikuid siin peetakse siin suveperioodil igal pool, eks ole, suuremalt või vähemalt, aga seal Kaius kogu aeg justkui jah, sigin-sagin käib. Uhke värk, midagi pole öelda. Minu arust on see nii ja väljend, et ma mäletan nii hästi, kui Lemo ütleski alguses, kui me üldse hakkasime MTÜ-d looma, et ta tahaks näha, et ta kunagi tuleb Kaiu ja on siin sigin-sagin ja nüüd nagu näed, et issand, et see on nagu tõeks läinud, et Sigin-sagin, Marti, me oleme siin tegelikult sellest maitsete karussellist paar aastat saanud juba rääkida, aga sinuga küll mitte. Mis osa sinul sellest on? Noh, minul on enne kõike seda, et ma teen ise ka kohvikut, et kohvikut ma olen nüüd teinud 3. kord tuleb. Ja teistpidi ka see, et ma olen selle maitsete karusselli nii-öelda vedaja, et ma püüan hoida seda koptervaadet nende tiimide üle, kes meil siin kõik selle 30. mai nimel tööd teevad. Et selle üle on mul nagu väga hea meel, et meil on need tiimid väga hästi tööle hakanud. Just kaardistasime ära, et palju meil praegusel hetkel tiimides inimesi töötab koos selle ühise eesmärgi nimel, et meil on praegu 32 inimest kaasatud siis nendesse tiimidesse. Meil on tulemas selline 6. koosolek, kus me siis
tõmbame vaikselt, hakkame asju kokku tõmbama selle poole pealt, et meil plaanid nüüd ju on paigas ja kõik ajakava on täpsustatud, et selle poole pealt on tõesti hea öelda, et selle maitsete karusselliga me oleme suutnud sel aastal just eriti kogukonna nagu sellise võimestamise luua. Just nimelt sellega, et me paneme vastutused erinevatele inimestele oma tiimides, neil on omad eesmärgid, mida nad peavad täitma ja nad saavad sellega ise kaasa lüüa, et mitte et ennist oleks see päev on puhtalt Agnese ja Piive kahekesi korraldatud on ju, aga nüüd me oleme suutnud selle nagu rohkem formaalseks lüüa ja väiksed töögrupid käivad, töötavad, annavad üksteisele aru, räägivad omavahel, et see on nagu hästi äge, kuidas kogukond on suutnud selle ürituse raames niimoodi kokku tulla. See, kes praegu võib-olla podcasti hakkas kuulama, mõtles, et me räägime siin võib-olla mingisugust Grinds festivalist või Rock Summerist, mida hakates kohe korraldama. Suured meeskonnad on koosolekud, kõik asjad liiguvad, siis tegelikult peakski küsima inimesele selgitama, et kui ta küsib, mis asi see maitsete karussell siis nüüd on, kuidas seda peaks tutvustama siis? Ta on laias laastus nagu 2 jagunenud üks maitseid ja elamusi täispäev. Ehk üks osa on siis need kodukohvikud ja see ei olegi tõesti nii, nagu sa alguses kirjeldasid, et mämmekene lükkab kiluvõile aknast välja, vaid kõik kohvikud näevad vaeva, et teha omanäolist menüüd ja mitmetel on seal ka meelelahutusprogramm päeva jooksul. Ja teine pool on siis kogu see õhtune melu ja simman, mis on tasuta kõikidele, meil on seal Revals ja Absolut on sel õhtul esinevad. Lisaks oma taidlejatele. Lisaks oma taidlejatele just. Et no need, kelle tantsida saab, no teiega saab tantsida. Absoluutselt. Et see on selles mõttes nagu hästi vahva, et kui Agnes sellest eelmisel aastal rääkis selle Aastaküla video kontekstis, ütles, et see tegelik mõte on pakkuda oma inimestele midagi. Ja kõik, kes tulevad väljaspoolt, on ka väga teretulnud ja nad näevad, mis me siis teeme, aga et päriseltki teha nagu üks päev niimoodi, et terve kogukond tuleb kokku ja lihtsalt tunneb rõõmu sellest, mis meil seal toimub. Sellistel koosolekutel on küll osalenud ja mõtteringides, kus kõik niimoodi räägivad, et muidugi võiks ja vaata kui tore, kui ikka kõik tuleks välja, aga tavaliselt jutuks nagu jääbki, aga teil ei ole siis jäänud, et siis need eelnevad aastad on olnud päris edukad. Ei me saa midagi ära sõnada praegu, aga eelmisel aastal ikkagi oli platsi rahvast täis ja hinnanguliselt 600-700 inimest oli kohal, nii et ikkagi täitsa nagu arvestatav noor festival, arvestades, et Kaius elab 380 inimest, on ju. Jäi korra arvut. Iga üks tuli ühe sõbraga. Et seda, et sa saad mingisugusele sündmusele juba 10% inimesi välja on juba kõva sõna. Aga see selleks, aga mis ma tahtsin öelda, see kõlab küll jube bürokraatlikult 8 tiimi, 6 koosolekut. Aga selle asjal on nagu teine võlu minu jaoks, on see, et see on see jagatud ühine vastutus. Kui eelmisel aastal kõik vaatasid Agnese ja Piive otsa, mis me teeme? Miks te nii tegite? Nüüd sa vaatad iseenda otsa või siis nende 8 inimese otsa, kelle vastutusalad on. Ehk selle mõte tegelikult ongi jagada vastutust ja tekitada seda tunnet, et sa saad ise ka midagi ära teha, nagu päriselt ära teha. Ja see on see point. Kes see pealik teil on? Mitte see nüüd väga tähtis oleks, aga tahaks lihtsalt teada, kes on teie pealik? Selles mõttes, et sina nüüd juhid seda kõike, aga sina oled ka nagu selle idee vedaja või algataja või sina oled esimene, kes sinna kuhugi Facebooki kirjutab, et hakkame nüüd korraldama. See aasta nagu kukkus niimoodi välja, et kui me neid esimesed mõtted algud tegime, et kuidas me võiksime sellele korralduslikule poolele läheneda, siis kuna ma ise olen ka MTÜ Kaiu kodukandi juhatuses, siis see nagu kuidagi maandus minu lauale, mõneti üllatuslikult, aga tegelikult tagantjärgi, ma näen ise ka, et mulle meeldib seda vedada.
ma näen seda, et kõik soovivad panustada, et see nagu Lemo ütles ka, et inimesed suhtlevad omavahel ja arvestavad üksteisega ja et see on see asi, mis nagu päeva lõpuks selle juures võlub. Okei, vaataks selle kava igal juhul üle, siin podcastis on hea seda teha, siin saab seda kerida edasi ja tagasi ja kellel jääb midagi kõrvade vahelt ära, saab jälle uuesti kuulata, mis siis toimub, kus siis toimub, ehk siis ma saan aru, et kõik algab Kaiu koolimaja juurest, kus kohalikud taidlejad teevad oma etteaste kõigepealt, jah? Jah, algabki päev kell 12 juba ja see ongi välja kuulutatud kui siis maitsete karusselli avamine ja seal on siis suurem osa on siis kooli poolt kanda kõik need etteasted, kooli õpilased, see aasta on ka lasteaed punti võetud, et näeksime ka lasteaia tegevust ja siis on meil kooli juures on neid erinevaid huviringe, kes siis tantsijate näol, et saavad ka seal välja tulla ja samamoodi on meil kogukonna segakoor tuleb ka, eks avamisel ja siis on seal mõned sellised üllatuslikud etteasted, millest ma pikemalt ei räägi, need ei oleks muidu üllatused ja avamise eelmise aasta vähemalt fenomen kindlasti oli õnneloos, mis me arvasime, et me tegime ikka väga palju loosi, need said vist 15 minuti või poole tunniga otsa, siis sellel aastal oli, et okei, tuleb teha rohkem. Võtsime eesmärgiks, et 300 õnneloosi, aga tuleb neid veel rohkem, et selles suhtes läks ikkagi ka jälle siginaks-saginaks, sest et seal oli nii tantsu, laulu, õnneloosi, et see, ma arvan, see eelmise aasta avamine tegi päris hea avapaugu eelmine aasta, et see oli hästi palju sellist positiivset tagasisidet sai ja see andis indu juurde, et see aasta natuke veel vunki võib-olla juurde panna. Aga kohvikutest, et ma arvan, see kohvikute sisu, eks ole, seda me ei jõua siin kõik ära rääkida, päris paljud inimesed on käinud ka tegelikult kodukohvikutes juba siin viimasel ajal ja nad teavad väga hästi, et sealt midagi lihtsalt ei saa, et inimesed nagu kõvasti pingutavad ja nende toitude pealkirjad on ka sellised, et enam midagi aru ei saa. Võib-olla mõni inimene ongi lausa sealt päritolumaast kohale lennutatud ja pakub selle toitu, et see on imestada nagu mitte millegi üle. Aga kuidas seda nüüd siis nagu haldama peaks kogu seda kohvikute päeva, et oled seal Kaiu koolimaja ja siis ei teagi, kuhu poole nüüd joosta või mingi tiiru peab välja mõtlema või kuidas peaks kuidas oma logistika peaks paika panema? Tiiru sa võid ise välja mõelda, aga meil on olemas templikaart, kus teisel pool on ka selline, üsna skemaatiline kaart. Aga kõige lihtsam on maitsete karusselli koduleht, kus on siis kõikide kohvikute kirjeldus, päevakirjeldus, pluss siis interaktiivne kaart, et sa lähed kohviku peale, vaatad ära, põnev koht, nii, ja siis juba hüppab sul Google Maps ja hakkad sõitma. Selle kodulehe aadress on siin kuskil. On õige, jah? Arvasin. Okei, väga, ühesõnaga, mis see templitega nüüd oli siis? Templitega on sihukene pull, et sellest räägib Martin. Templitiga on see, et me tahame soodustada seda, et inimesed käiksid ikka paljudes kohvikutes ja eesmärk on siis selle, et kui sa oled neid kohvikuid külastanud ja templit kätte saanud, siis õhtul toimub veel lisaks loos, et meil on õnneloos, aga õhtul on siis veel ridamisi auhindu, mis loositakse välja nende inimeste vahel, kes siis selle templikaardi tagastavad õhtul simmani ajal. Ja sinna on vaja võtta siis 5 templit, eks ole, meil on kokku 12 kodukohvikut, nüüd tuli üks veel lisaks, et eelmine aasta oli 10 minu arust. 10 jah. 10, et ka juba 120%, eks ole, võrreldes eelmise aastaga. Ja selle poole pealt tegelikult, eks me olime üle-eelmisel aastal olime vist liiga agarad, ütlesime, et nui 4 tulete ja kõik kohvikud on vaja läbi käia ja siis ikka lõppes tavaliselt niimoodi, et sul viimased lapsed seal tulid näost punased ratta otsas, et palun mulle siin veel viimane tempel, et ma jõuaks selle viimasega kätte saada, et sellepärast me oleme nüüd seda arvu vähendanud, sest et kui sa lähed ikkagi kohvikusse, siis kuidas sa sealt kohe 5 minutiga ära lähed, et sa jääd ikkagi sinna, sa naudid, see aasta me panustame ilmale.
160%. et see aasta tuleb väga ilus ilm, nii et loodetavasti inimesed jäävad siis sinna erinevatesse kohvikutesse tiksuma vaikselt ja seda meeleolu nautima. Samas eelmine aasta oli väga kehva ilm, no mitte väga, aga noh. Ikka väga. Arukat ja tuult ja siuke nagu tõeliselt vastik ilm. Ja ma tegin ka eelmine aasta enda juures kodukohvikut. Ja mõtlesin, kedagi ei kottinud. Et mul olid seal katusalus, et kõik said olla, ei, paduvihma ka, siis mis tobisevad, räägivad, söövad seal. Et tegelikult see ilmi sega. Ega see projekti juhtimine ka ülearu raske töö ei ole, et sa jõuad ka rahulikult veel kodukohvikut teha. Mis sa pakud? ei noh, siis ma mäletan väga hästi seda, et kui meil see esimene koosolek oli ja siis see roll mulle langes, et noh, siis mul oli üks tõsine jutuajamine kodus. Oma naisega. Kumba pidi, kas kohvikut teha või kas? Härra võtab aia peal külalisi vastu, naine toimetab köögis pole igis. Aga noh, tegelikult oleme asja ära jaganud ilusti, et ei ole see nii konti murdev. Võib-olla muidugi peab seda tõdema siis, kui üritus läbi on. aga praeguseni on kõik nagu hallatav. Kes need inimesed, kui saab neid kuidagi kirjeldada, kes neid kohvikuid seal veavad, oma inimesed, eks ole, ma saan aru. Ja kas need ongi siis sellised kulinaariahuvilised või mis inimesed need sellised on? No, mis nad selle süüa teevad vabal päeval? Natuke ikka kulinaaria-huviline pead ju olema, et sa ju tõesti niisama mingit võileivaga ei tule, et nagu Lemo ütles ka, et sul on erinevad maailma maitsed kokku toodud, sul on menüü koostatud ja sa ikka pead teadma, mida sa pakud. Te juba teate, mida nad kõik pakuvad? Midagi ägedat on välja ka tuua siin? Noh, nii võib. Ma ei tea, Lemo saab oma kohvikust rääkida. No mina ajan oma rida jälle, et kohalikud metsamaitsed. Jõere metsakohvik on selle nimi, 2 aastat teen ja et nii palju kui võimalik maja ümbert toorainet saada. Praegu? Jah, eelmine aasta näiteks oli, meil oli umbrohusupp oli seal näiteks. Kes see limpsib samlasuppi ja kes näri käbijuppi. Väga huvitav menüü oli, et selles suhtes said selliseid asju proovida, mida ma ise ei oleks päris suu pannud, jah. Ja sama asi läheb see aasta edasi, et võib-olla natukene teeme menüüd hästi törtsu nagu laiemaks, aga portsjonid on siis nagu ampsu moodi, et ma tean, et kas on 12 kohvikut ja inimesed lappavad, nad tahavad ikkagi nagu proovida, on ju. Nad ei taha seda suurt plaadi osta või suurt toitu. Et pigem on kogused väiksemad, aga maitseid on rohkem. Aga metsamaitsed maailma lõpus on selle asja nimi. Oota, kas sa ütlesid, mida sa teed? Sa ju ei ütelnud. Ma ei ütelnud, jah. Vaikselt vingerdasid kõrval. Mul eelmine aasta meil oli teemaks Itaalia. See aasta läksime tiba veel kaugemale Eestist, et teemaks on Hispaania. Nii et tuleb suur paella-pann ja tulevad need magusad churrod ja sangriad saab ja erinevad tapased ja nii edasi, et selle poole pealt on hoolitsetud, et kõhu saab täis. Eelmine aasta oli teil ju seal esinemine ka, et kas see aasta tuleb ka? Eelmine aasta oli meil esinemine, meil üks operilaulja tuli ja laulis Itaalia aariaid, seekord hispaania keeles liiga palju aariaid ei laulda, nii et see meil nagu loos ei läinud, küll aga meil tulevad. Panterase numbri enda tuleb. Või Iglesias, keegi äkki tuleb. Aga seekord meil tulevad flamenco tantsijad, nii et silmale ilu. Tänapäeval on päris hästi reguleeritud kõik, kaasa arvatud igasugune toit ja sellised teemad ka, et kuidas siis riigil see nagu on nüüd 2 silma vahele jäänud, et niimoodi vabalt lastakse kodus süüa teha ja teistele pakkuda või siis on kart, et ikkagi härra maksuametnik ja härra toiduliidu juht tulevad käed selja peal, astuvad ka korra sisse, küsivad, kuidas läheb, kus kartul on saadud, millega kooritud on, kas koori on puhas. Ei ole seda ohtu või kuidas see niimoodi, see tundub nagu kuidagi huvitav, et see üldse võimalik on tänapäeval, kus kõik on ära reguleeritud. Kandev paus. Et kui kodukohvikud kõik peaksid omama ju seda paberit mingit litsentsis kodukohvikuid ei saaks olla, sest et see on selline ühepäevane, sa kutsud endale sõbrad külla ja pakud neile toitu.
et aga ma jään sulle siin vastuse võlgu, et kuidas see nagu paberite järgi reglementeeritud on ja võib-olla see küsimus praegu pani põntsu kõikidele kodukohvikutele. Loodan, et maksuametnikud kõik ülejäänud on tööl praegu ja ei vaata siin praegu podcasti ja teevad oma asju. Jumal tänatud, et kodukohvikud saavad ikka veel kenasti niimoodi toimida. Aga ma tegelikult ka ei tea, et kuidas reguleeritud on. Meilt on seda ka küsinud kohvikupidajad, aga siis oli meil samamoodi, et no igal pool ju tehakse, nii et ega... Tore, midagi on ikka reguleerimata ka. Võiks jääda ju midagi. Väga mõnus. Point, ma saan aru, on selles. On erinevaid kohvikupäevasid, mis siis kestavad. Iga kohvik on seal erineva ajani võib-olla avatud, eks ole. Mingisugust kontserti teil järgneb siis nagu kontsert ka, eks ole. Siis see eeldab seda, et sealt kodukohvikutest võiks nagu inimesed õigel ajal nagu kõik ära tulla ja sinna Kaiu keskele tagasi või? Jah, nii ta meil mõeldud on, et meil kella 5 on Simmani plats ootamas kõiki külalisi. Ja ega see ei ole ka lihtsalt selline tühi plats, et seal meil on tegevust jätkub palju, et meil on seal suur lava, kus siis 2 minutit bändi üles astuvad, nagu siin Lemo juba mainis, Revals ja Absolut. Aga meil on seal ka toitlustuspakkujad, et kui pidi jääma kellegi veel kõht tühjaks, siis seal saab veel. Kui näitab, õhtuni küll läheb. Just, ja seal saab sööki-jooki. On mõeldud lastele on tellitud karussell, lastele või ka täiskasvanutele suhkruvatti saab, näomaalingu plaan oli, et ühesõnaga tegevust jätkub pikaks. Mainisid, et tasuta on see Simman. Need on täitsa ju asjalikud bändid, eks selle kõik kinni maksab. Teil on mingi toredaid toetajaid, ma eeldan selle, päris niisama olen ka ju kõikidele. Toetajaid on palju, üks toetaja istub meil siin kohe kõrval kolmekandi rahvamaja näol, aga meil on ka omal Kaiu tublid ettevõtjad, kes on meil sponsoriks ja eks me tegelikult saa oma tulu ka mingis mõttes, kas või see õnneloos, mis meile annab natukene juurde, aga peaasjalikult me ikkagi püüame saada sponsorite ja oma heade suhetega selle peo peetud. No ma vaatasin sinna Facebooki lehele ka, et seal on päris rida selliseid toredaid, ma eeldan siis võib-olla Kaiu juurtega või Kaiu ettevõtteid lausa, kes ongi õla alla pannud ja neid ei olnud seal 1 ja 2, vaid on päris palju. Ikkagi kõik nagu omakandi inimesed, pluss siis Vihume Vigipulli otsas ka projekte kirjutada, nagu nende asjade puhul kombeks on. Jah, ehk siis 30. mai kell 12 algab kõik toreda sellise taidlusega ja saate vaadata ja kuulata, mis toimub siis kodukohvikutesse. Tea, kuidas, mis siin kallile podcasti kuulale siis veel öeldes, et kuidas alates on kodukohvikud lahti. Eelmine aasta, mul oli eelmast veider värk, ma ajasin sassi, et mõtlesin 12 on ja siis istusin selle, veeretasin pöidlad ja vaatasin, et kell on 12:10. Ilgõnnik toit on varutud 12:15 vaikus, mis ma teen selle toiduga 12:20 ja siis vist enne poolt kuulsin mootori müra, ühelt poolt tuli tsikkel ja teiselt poolt tuli auto ja siis ma sain teada, et tegelikult kell 1 olid kohvikud lahti ja siis läks trammiks, mul käis 300 inimest läbi ja need numbrid on metsas, alati see on täiesti, hinnanguliselt. Aga et Marti ütles, et tal oli kas 500 või mingi siukene. Et täiesti uskumatud numbrid. Tõesti meil Kaius 380 inimest on ju. Et midagi on seal ei nagu klapi. Aga mis ja alati on nagu see, et jube kihvt, et vaata siuke tore asi oli, et tahaks pärast kuidagi nagu seda, ma ei tea, videost järgi vaadata või pilte vaadata, need on kõik kuskil laiali, et see aasta me teeme ka niimoodi, et me teelime spetsiaalse brigaadi kohale, kes kogu selle asja üles võtab ja pärast ka kokku paneb, et endal oleks pärast, sest mina ei jõua ju kohvikut, ma oleks ka minna, ma ei saa lobisema seda. Seda ma just tahtsingi öelda, et tegelikult see kohvikupidaja amet nagu tol päeval on natukene nadi, et sa küll avalis üri
tervitad kõiki neid, aga tahaks ise ka käia ja see on see, millest sa nagu ilma jääd. See meenutab vanu Discori aegu, kus alati oli nii, et kui mina läksin jälle diskot tegema, Ott teeb diskot, lähme ka peole. Muidugi lähme, kõik sõbrad olid peol, mina tegin diskot. Siis kui mina tahtsin peole, siis kedagi polnud enam. Jah, ega midagi pole teha, tuleb teha. Ma tahtsin tegelikult küsidagi seda, et inimene nüüd tuleb, kas ta peab veel midagi nüüd ette arvestama, mingid dresscode'id ei ole, ma eeldan, sularaha, kaardid, igaks üks sularaha või mis? Pigem lihtsalt sularaha, ma ei oska nüüd kõikidest siin rääkida, eks kaardiga, minu juures saab kaardiga maksta, aga et ikkagi vähestes nagu... enamik ikka on sularaha. Kas need jalutamise kaugusel on kõik need kodukohvikud või peab autoga ka see? Ikkagi kogu see ring ma pakun välja on 10 kilomeetrit, kui nagu suures plaanis. Suuremalt jaolt nad ikkagi on nagu Kaiu tsentris 500 meetrit, aga siis on sellised kiired, et noh, ma ütlen, mina olen 4,5 kilti, Näljane lohe on ka umbes sama kaugel. Jah, Vana-Kaius seal, siis jah, need kaks vist ongi kaugemad kohad. Circa 20 kilti võib-olla on kokku, kui sa teed selle tee nagu tervenisti läbi, et jalgrattaga on inimesed käinud, et saab ka hobusega võib tulla, et kes millega iganes arvab, et talle nagu paremini sobib, aga peab arvestama, et sõidavad inimesed mõistlikult, ei torma, samas kiirustage aeglaselt. Mõnes kohas võivad toidud lihtsalt otsa saada. Jah, võttes numbritest peabki nüüd igaüks järele mõtlema, et kõik 300 Kaiu inimesest, kõik 700 olid eelmisel aastal, nüüd siis peale seda jutuajamist tuleb siit veel rohkem kusagilt arvatavasti, nii et ju te handlite selle olukorra ikka ära seal, ma arvan. Ja tulge juba avamise ajal, siis saad juba kohvikukaardi ka, et mõni muidu mõtlebki, et kus ma selle kaardi nüüd võiks saada, et siis avamiselt sa saad selle kindlasti. Ja kohvikutes muidugi ka. Siis on see asi ka. Nüüd, et järgmine aasta meil oleks juba ka rahaliselt lihtsam. Meil on plaan ehitada tulevasele Kai külaplatsile ju lava. Ja kõikidesse kodukohvikutesse tuleb annetuskast, kuhu siis saab iga külastaja panna oma panuse selle tulevase lava ehituseks, et nüüd üks hea kogemus meil juba ees on, kui metsa lava ehitusega või see praegu hetkel käib, on ju. Aga et nüüd on nagu see mõte, et teeks Kaiusse ka statsionaarse lava sinna lasteaiamägedesse, kus Simman toimuma hakkab. Et mitte et maitsete karusselliks, aga jumala eest kas või suveetendus või mida iganes seal saab teha, eks ole. Ja arvatavasti seal Kaiu kandis need kinnisvara hinnad tõusevad siin iga kuu. Pole saada midagi sealt. No siis läbi ehituseks hakake ehitama uus projekt. Kuule äge, 30 mai Kaiu maitsete karussell. Olge kohal ja nautige. Aitäh tulemast. Aitäh. Aitäh.